Stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. 2 nädalat on taas linnutiivul möödunud viimatisest korrast, kui Heimar Lenk Kagu Raadio stuudios viibis. Vahepeal on kõvasti põnevaid sündmusi aset leidnud, nagu mulgi üks sõber ütles, et nii huvitav on elada, iga tund miskit kuskil juhtub ja põnevaid uudiseid tuleb, millest siis inimene peab ennast kuidagi läbi hammustama mõistusepäraselt. Kellel omal nii palju nutti ei ole või tahtmist, siis Heimar Lengi ülevaade olukorrast riigis ja kaugemalgi, ma loodan, et on selles suhtes abiks. Nii et tere hommikut, Heimar taas Kagu Raadio otse-eetris. Tere hommikust, head kuulajad. Rõõm tervitada üksteist siin ja nii-öelda kevadises linnulaulus juba hoovi peal linnud ja aias linnud laulavad kõik Lõuna-Eestis. Ja rändlinud ka mis paljud kohale jõudnud. Ja maailm tõepoolest muutub iga tunniga. No loodame, et paremuse poole, on märke küll, et läheb ka paremuse poole. On märke, et ei tahaks minna. Kahjuks meil Eestis veel on need viimased märgid, et ikka võtame alles vedu, et kuidas hakkame minema. Aga nagu ütles Trump ja tema see tubli abeline välisminister, et need riigid, kes omaks ei võta uut lähenemist, uut korda, et need riigid hävivad, need riike varsti ei ole olemas. Et selline hoiatus on siis väikeriikidele, kes ei taha selle uue eluga harjuda kuidagi moodi, selle maailma muutumisega harjuda. Leppisime kokku või vähemalt ma nimetasin, et ma hakkaks saate alguses ütlema ka sisse kuupäeva. Ja äkki poole sajandi pärast keegi juhtub seda saadet kuulama, siis ei tea, millal me rääkisime. Ja siis head kuulajad ja mõttekaaslased ja ka mitte mõttekaaslased. Meie saade on siis eetris täna 10. märtsil, kui on esmaspäev ja aasta on 2025. Ütlesin õigesti vist. Tõepoolest, eks täppi. Ja ma alustaksin täna, me ikka püüame rääkida nendest asjadest, mida väga laialt ei levitada, ei taheta levitada, mis on pisut sellise alternatiivse maiguga. Seda Eestis seda alternatiivset arvamust väga ei taheta arvestada, aga meie püüame just sellel rajal püsida. Ja ma alustaksin siis sellest huvitavast faktist, mis peavoolu meediasse jällegi jõudnud ei ole, kuid räägib ilmekalt sellest, kuidas raskes olukorras inimesed, konkreetselt Eesti inimesed, need talupojamõistusega mehed ja naised, oma tahte võivad hädakorral mobiliseerida ja tihti ka oma sihi saavutada. Näide on nüüd tänapäevast praegusest ajast ja me teame, et kohus mõistis Keskerakonnale väidetava altkäemaksu tehingu karistuseks hiigeltrahvi 1 miljon eurot. Tuleb öelda muidugi, et erakonnale on kohutavalt suur summa ja see ei ole küll nüüd, minu meelest ei ole ta nüüd küll selle kuriteo vääriline see summa, aga see selleks, me peame kohtuotsusele alluma. Aga näete, nüüd juhtus niimoodi, et keskerakondlased võtsid end kokku, kutsusid ka oma valijad üles, oma poolehoidjad kutsusid appi ja hakkasid ise seda raha koguma, et riigile kinni maksta see alandav kohtuotsus selle alandava trahviga ja nüüd on laekunud juba üle 70 000 euro. Nii et see on, vaata, varsti on 100 000 eurot täis ja see on juba 10% sellest trahvist või sellest välja mõistetud summast. Miks ma seda nüüd rõhutan? Sellepärast, et nagu näiteks ka partei esimees Mihhail Kõlvart ütles, et see on enneolematu solidaarsusavaldus ja ma arvan, et tal on õigus. Kui nüüd pärast laulvat revolutsiooni me midagi taolist sellist ühinemist näinud ei ole, enam Balti kette ja neid öölaulupidusid ei korraldata, kus rahvas kokku tuleb ja oma meelsust avaldab. Aga praegu suutis nüüd rahvas või tuhanded inimesed oma siis jõu kokku panna, võtta siis rahakotist võib-olla keegi seal 10 euro või 20 euri ja saadi kokku summa, mis nüüd saab seda Keskerakonda toetada. Ja ma ütlen siin saates, et ka kes seda soovib teha, Keskerakonda aidata, keskerakondlikku maailmavaadet aidata, ma mõtlen just nimelt mitte parteid, et see maailmavaade kestaks, siis järgmises Lõunalehes ma jälle avaldan need pangakontod, kuhu saaks raha üle kanda. Kord on juba seal avaldatud ja ka me teeme siis veel ühe reklaami, et toetagem Keskerakonda, et Eestis ikkagi säiliksid ka opositsioonierakonnad täisvõimega ja poliitikat teha ja saaksid päevapoliitikas kaasa rääkida. Jutt on opositsioonierakonnad praegu Keskerakond ja EKRE, ma näen.
Isamaast vist ei ole eriti mõtet opositsioonierakonnana rääkida. Ja ma tahan siia juurde öelda nüüd veel teise asja, mis on küll avaldatud ka meedias, aga mis pole laiemat kõlapinda leidnud sellesama Keskerakonna kohta või üldse erakondade kohta. See nagu vilksatas kusagil Delfist läbi, kes sabast kinni sai, see sai, kes ei saanud, see ei saanud. Uudis ilmus 5. märtsil. Ja hommiku kell 7:17, vara hommikul, pärast oli ta kadunud. Ja see räägib nüüd erakondade populaarsusest või reitingust ja siin on tehtud erakondade uurimus Eestis esimest korda sellise uue metoodika järgi. No ma ise väga kursis ei ole sellega, milline see metoodika on, aga ma võin sellest pressiteatest lugeda ette kuulajatele. Et see on siis, nad ütlesid, niimoodi ütlevad need uurijad. See uurimus on teinud ikkagi see Norstat koos Ühiskonnauuringu instituudiga, aga kasutavad uut meetodit ja siis on siin öeldud niimoodi, ma tsiteerin: kohalike omavalitsuste valimistulemuste prognoosimine põhineb meetodil, mis ühendab veebiküsitlused, telefoniküsitlused ja täpsed rahvaloenduse andmed, kasutades mitmetasandilist regressiooni koos stratifitseerimisega. Ma ei tea, mida need sõnad tähendavad, aga igal juhul on see siis laiem uurimine. Ma kutsuks järgmiseks korraks välja uurida, mida see tähendab lähemalt see uurimismeetood. Aga siin on öeldud, et selline lähenemine võimaldab luua igas vallas ja linnas igakuised hinnangud erakondade toetusele ja nad on täpsemad kui teised uurimused. No ma ei tea, kuidas see on, ma lihtsalt tsiteerin pressiteadet ja selle uuringu järgi on täiesti ootamatud tulemused. Ja ma nüüd loen siis need populaarsustulemused ette. Tsitaat: kohalike valimiste kontekstis on üleriiklikus reitingu tabelis esikohal Isamaa 22,5%. Järgneb Keskerakond 20,1%. Edasi EKRE 14,2%, Reformierakond 11,5% ja valimisliidud 10,9%. Vaat nüüd tulevad mängu valimisliidud, mida varem pole uuritud. Ja Sotsiaaldemokraatlik erakond saab 10% ja parempoolsed 3% ja Eesti 200 ka 3%. Ja erakonna koostoetus, see on see Narva kandis nii rohkem venekeelsete partei, tema toetus on 1,8% muide ja siis veel rohelistel on 1%. Ja see ERK, see on nüüd see EKRE-st erandunud, nendel on ka 1,4%. See oli nüüd üleriigiline uurimus ja nüüd Tallinna kohta ütleb see uue metoodikaga tehtud uurimus. Tsitaat jällegi: Tallinnas võidaks valimised praegu suured Keskerakond, kes pälviks 37%-lise toetuse. Temale järgneksid Isamaa 17%, Sotsiaaldemokraadid 12%, Reformierakond 12%, EKRE 9% ja Eesti 200 4%. No Tartus on Reformierakond edasi. Ma kõiki linnasi ei hakka ette lugema, aga need on siis tähtsamad uudised. Nii et see on väga huvitav, selline uus lähenemine ja siis nagu siis arvestatakse siin rahvastiku koosseisu ja ma ei tea, mida siin veel kõike ja telefoniküsimused ja veebiküsimused ja pluss muidugi on sisse toodud, nagu ma juba ütlesin, valimisliidud, mis annavad järgmistel kohalikel valimistel minu arvates ja minu analüüsi ka ma olen jõudnud järeldusele, et valimisliidud hakkavad väga suurt rolli mängima ja näiteks siin linnas Põlvas, kus me seda saadet teeme, siin on juba, ma olen kuulnud 2 valimisliidust, mis tahavad välja tulla ja parteide nimekirju pole veel üldse, pole nendest juttu tehtud. No on kuidas on nii. Ja siis ma tahaksin öelda veel, head kuulajad, et on tulnud meie kõnepruuki uus väljend eluasemekriis või õigemini uus kriis. Meil on 100 kriisi juba kõik siin, pensionikriisid ja palgakriisid ja palgavaesus ja ma ei tea, kõik 100 asja. Nüüd on juurde tulnud ka eluasemekriis, mis on juba Euroopas varem nagu tähele pandud või vähemalt märgitud
aga nüüd on ta ka jõudnud Eestisse ja Meelis see tähendab seda, et inimesed ei jõua enam omale sissetulekutega või sissetulekute nii-öelda tulemusena kodu osta või kodu soetada. Eluasemekriis tähendab, raha ei jätku, elamispind on läinud niivõrd kalliks. Ja palga see vaesus on nii suur, et tundub küll, et palgad tõusevad, aga kõik hinnad näevad eest ära ja korterid on läinud väga kalliks. Muidugi see uurimus, mida ma tsiteerin, ütleb niimoodi, et tegelikult on kunstlikult need hinnad üles aetud ärimeeste trikkidega. No seda me teame, et meil on kõik hinnad üles aetud põhiliselt ärimeeste trikkidega. Minu mõtted, mis ma tahtsin siin algul kohe välja tuua ja tundub, et praegu on meil niimoodi, et mida ma räägin, ma alati toonitan, et need ei olegi minu mõtted ega minu arvamused, kuivõrd ma tsiteerin ajakirjandusest seda, mis pole väga laia kajastust leidnud. Ja sellepärast me peame siin saates need asjad ära rääkima, et nendest ka teada saada. Ja tundub, et ikkagi veel on meil väga suur puudus ka Eestis ja eriti Euroopas ja Eestis ajakirjandusvabadusest, ja sellepärast, et seda jällegi toonitatakse, et meil ei ole võimalus kõiki arvamusi välja öelda. No mina võin kinnitada, et Eestis ei ole ajakirjanduse vabadust omaenda näite põhjal. Ma olen siin 30 aasta jooksul kui palju artikleid kirjutanud ja tahtnud esineda ja rääkida raadios ja televisioonist omandireformi ülekohtust, kus 70 000 Eesti inimest oma kodu kaotas, sõna otseses mõttes tõsteti kodudest välja, aga alati on need artiklid ilmunud, kui on üldse ilmunud mõned üksikud, väga suure toimetuse vastuseisu tulemusena ja nii öelda, et meil seda ajakirjandusvabadust nagu ei ole ja tuletan meelde, et ka Euroopa kohta on seda öeldi Müncheni selles julgeoleku nõupidamisel, kus siis Ameerika asepresident J.D. Vance ütles otse välja, ma tsiteerin, ma kardan, et sõnavabadus on Euroopas taandumas, ütles ta. No meie püüame oma saates ajakirjanduse vabadust siiski kuidagi moodi säilitada võib-olla ja räägime nendest asjadest, mis nüüd mida otse ära keelata ei saa. Valimiskriisist meil pole, või valitsuskriisist tähendab, pole mõtet meil täna rääkida, sest sa võid ju neid tõsta, neid toole, kuidas tahad. Ega see kontor töötab ikka omamoodi edasi, ega juhtimine targemaks ei lähe, enne kui etteotsa tuleksid targad juhid ja riigimehed. Neid aga meil praegu napib neid tarkasid juhte ja seepärast tuleb lihtsalt nentida seda suurt kahju, mida need praeguse valitsuse ja võib-olla ka uue koosseisu, võib-olla tuleb uus valitsuskoosseis, ega sellega asi paremaks ei lähe, kõik on ikka samamoodi. Kuidas kunagi öelda, et tõsta voodid, kuidas tahad, aga seal ikka selles lõbusas majas jääb ikka kõik samamoodi, kui sa tüdrukuid välja ei vaheta, eks ju. Ma tahaksin tsiteerida veel kord, majandusest me peame rääkima, elutase on või elatustase on meil madal, hinnad kõrged, elukvaliteet pole suurem asi, selle kõrval, mida me oleme tahtnud saavutada. Kui nüüd eelmise aasta viimases kvartalis, ma ei tea, kui õiged need statistika andmed on, suurt majanduslangust, nii suurt kui ennustati, ei täheldatud, aga inflatsioon tõusis meil nüüd viimase paari nädala uurimuste või teadete kohasel Euroliidu kõige kõrgemaks, 5% on meil inflatsioon. Ja ma pean jällegi nüüd kasutama siin Konjunktuuriinstituudi direktori Peeter Raudsepa sõnu ja esinemist, tema on selline vastuvoolu ujuja praegu, nii kaua kui tal seda lubatakse. Ja tema sõnul on viimased 2 aastat olnud meie tarbijate kindlustunde indikaator, on olemas siis tarbija kindlustunde indikaator, ühesõnaga, kui hästi me ennast tunneme, kui me poodi läheme või peame endale uue auto ostma või midagi, see indikaator on pidevalt langemas samal ajal, kui naaberriikides see indikaator on tõusvas trendis. Ja Peeter Raudsepp ütleb, et valitsus küll maalib juba pikemat aega pilti, nagu liiguksid asjad majanduse paremuse poole, kuid tarbijate kindlustunne olulisi paranemise märke uurimiste järgi ei näita. Ja võrdluses oma naaberriikidega, kellega peaksime nagu sarnases keskkonnas ju elama, oleme, ma nüüd tsiteerin, see on Peeter Raudsepa väljend, on Eesti langenud
täielikku mudaliigasse. Me oleme siis, ma ei tea, kas see on maadlustermin või kus see mudaliigase termin on võetud, aga Eesti on mudaliigase liige ja nüüd on tsitaat jutumärkides, me oleme oma mitmete näitajatega jätkuvalt Euroopa 5 kehvema riigi hulgas, ütleb Raudsepp. Jätkan veel tema väljaütlemisi. Majandususalduse indeksiga olime novembris suisa Euroopa Liidu riikide seas jällegi viimasel kohal. Ja ta ütleb edasi, Peeter Raudsepp, et valitsusel puudub plaan sektori arengu kohta tulevikku ja võime elektri hinda ohjeldada. Meie ministrid, tippametnikud ja sihtasutuste juhid on jätnud endist saamatu ja käpardliku mulje. Need on siis instituudi direktori sõnad ja ma võiksin veel siin edasi neid teda siin tsiteerida, aga pole vist mõtet, juba tuli siin see tuuleparkide teema sisse, 2,6 miljardit, see on Eesti jaoks meeletu summa, eelarve on meil 17 miljardit, eks ju, see on ikka meeletu summa, mida me tahame nüüd tuuleparkide peale panna ja paistab ikkagi, et tarkade meeste arvates on see täiesti vale investeering ja selle kohta Peeter Raudsepp ütleb niimoodi, segadusest on paratamatult juba saamas skandaal ja nii võimegi nentida, et lisaks kindlustundele on meie käest ära võetud ka usaldus riigi ja valitsuse vastu, siis ma saan aru. Ja see mure on laiem, need tuulepargid teevad tõesti mured. Viimases EKRE saates, kus jällegi Helmed, isa ja poeg esinesid, nad ütlesid, et kui EKRE ja Keskerakond tuleksid, või ütleme opositsioon tuleks võimule, kus oleks EKRE sees, siis nad teeksid lühema aja jooksul kohe suured ümberkorraldused. Me astuksime välja sellest elektribörsist, mis praegu meie hindu tõstab, ja saavutaksime põlevkivi elektriga hinnaks 3-4 senti kilovatt-tunni eest. Nii et see on täiesti tehtav, see on ka varem olnud, see oli meil kogu nõukogude ajal, oli ju see põlevkivi kasutusel ja praegu põlevkivi jätkuks veel kümneteks, kui 100 aastaks umbes arvatakse, aga meil pole vaja teda nii palju raisata. Helmede sõnul me kütaks põlevkiviga nii kaua, kui me aatomielektrijaama valmis saaksime ja siis on juba uued olud ja rohkem me siis põlevkivi ühe sõnaga kuidas nüüd öelda, ei kasutaks või ei raiskaks või ei kulutaks. Ja selle kohta EKRE võttis sõna ka Riigikogu istungil ja kuulame, mida Moonika Helme tuuleparkide kohta ütles. Ja ta sai toetuse kohe oma kriitilise küsimusega, peaministril oli küsimus väga kriitiline ja sai toetuse ka oma pinginaabrilt, kelleks on tema abikaasa Mart Helme. Nii et kuulame väikest väljaütlemist Riigikogus tuuleparkide kohta. Moonika Helme ja Mart Helme räägivad. Ja arvestades neid süüdistusi, et 2,6 miljardit eurot avalikke vahendeid on eraldatud kitsale ringile tuuleenergia ettevõtjatele ning teie ise olite ka kliimaminister ajal, mil valmis see 2,6 miljardi euro jaotamise plaan, see ei ole ju eile sündinud. Ja teie praegune riigisekretär Keit Kasemets oli siis kliimaministeeriumi kantsler. Te kõik olite seal näppupidi sees ja seda enam ei ole avalikkusel põhjust usaldada teie valitsust, kui 2,6 miljardi euro jagamise skeemi juures on olnud kõik need samad inimesed, kes täna võtmetähtsusega kohtadel jätkavad. Ja tegelikult te kõik koos ministeeriumiga vastutate nende arvutuste koostamise eest, mida te nimetate kõigest numbrimaagiaks, aga mille alusel sündis 2,6 miljardi euro jagamise plaan. Ja seejuures on märkimisväärt, et meil ei ole teada ka seda, milline oli ministeeriumi ametnike konkreetne roll eksitavate arvutuste koostamisel, mis õigustasid siis seda 2,6 miljardi euro jagamise skeemi. Kordne plaan on siis ära hakata jagama seda juba riigieelarvest eraldatud 100 miljonit, mis peab minema, mis oli nagu ette nähtud Ukraina toetamiseks, oma jällegi kindlatele relvaärimeeste gruppidele. Ühesõnaga teie valitsus millegi muuga enam ei tegelegi, kui see, et kui üks uks läheb kinni oma sõprade rahastamisel, siis leitakse kohe teine uks. Suur tänu. Mart Helme, lisaküsimus, palun.
Sest juba see, mis ajakirjanduses on ilmunud seoses nende tuuleparkidega, maismaaparkidega, Nordicaga, on piisav selleks, et tõestada, et teie valitsus on selgelt korruptiivne valitsus, mis tegeleb Eesti maksumaksjate raha laiali jagamisega täiesti vastutustundetult, raisates miljardeid, ajades pankrotti ettevõtjaid, ajades sisuliselt eraisiku pankrotti Eesti rahva esindajaid, kodanikke. See on kuritegu ja normaalses riigis, te armastate korrutada, kuidas meil on õigusriik, normaalses õigusriigis oleksite te juba uurimise all. Aga no meil ei ole kahjuks normaalne õigusriik, meil on Reformierakonna ja tema satelliitide režiim. Selles Riigikogu esinemises tuli juba välja ka see relva teema ja kui palju relvastusele raha läheb ja palju kõrvale siis keegi kellegi arvates paneb. Me ei tea seda täpselt, ei oska öelda, aga ma tahan tuua siia juurde, ilmus nüüd, see oli vist Postimehes, kui ma ei eksi, või oli see laupäevases päevalehe lisas, see nädala lisas, oli pikem intervjuu kindral Martin Heremiga, tema endine Kaitseväe juhataja on meil, kes astus tagasi omal soovil ja lööb nüüd energiliselt kaasa koos endise kantsleri, Kaitseministeeriumi kantsleri Kusti Salmiga tulusas relvatööstuses. Mehed ajavad suurt raha taga, ma saan aru. Astusid siis riigiteenistusest minema, kuigi ma ei kujuta ette, kuidas moodi sellises olukorras, kui nad iga päev räägime, et meil on peaaegu et sõjaolukord, astuvad juhtivad sõja asjatundjad riigiametist tagasi. No minu meelest see väga ilus ei ole. Aga see selleks. Ja see Martin Herem siis võttis sõna päris kriitiliselt selles artiklis, intervjuu oli tal pikk ja ta maalis seal mitu koledat pilti, laiemat raadios mina ei kuulnud, et keegi oleks seal kommentaari saadetes seda artiklit kommenteerinud. No meie praegu teeme ja ta ütleb, Martin Herem ütleb nüüd olukorra kohta niimoodi, ma tsiteerin, need on jälle jutumärkides. Elame praegu samas vaimus kui 1939. aastal. Peame kõnesid, räägime, kui ilusad ja targad me oleme, aga raha riigi kaitsesse ei pane. Midagi lepitakse kokku üle meie peade kusagil välismaal. Trumpi retoorika ütleb, et sõda pole võimalik lõpetada muul moel, kui andke vallutatud maa ära ja ärge üritage enam Venemaad. Ja siis ta ütleb, et kui suur ja võimas on see Venemaa, siis ta iseloomustab. Ja Martin Herem ütleb, et venelastel on Ukrainas praegu umbes 600 000 sõdurit. Kui ta 300 000 jätab sinna alles, siis ta võib 300 000 tuua Baltimaadesse oma sõdureid. No ja siis ma omalt poolt nüüd lisan juurde, et vaadake need Vene sõdurid, me vist rääkisime ka ühes saates juba siin, need Vene sõdurid, kui meil tekiks nüüd Baltimaades konflikt Vene armeega, siis on ju tegelikult olukord selline, et meie paneksime vastu Kaitseliidu, kes on ainult õppustel käinud ja kadaka põõsaste vahel püssi lasknud, aga Venemaalt tulevad 3-aastase päris sõja kogemustega sõdurid, no ütleme kõrilõikajad, sõjardid täielikult suurte selliste juba oskustega, oskustöölisid, nagu öeldakse majanduses. Ja et see on väga suur vägi, millest siis Martin Herem räägib. Ja ta küsib nüüd Martin Herem edasi, endine Kaitseväe juhataja, mida me siis peale hakkame, kas hakkame värisema ja venelane ei pea isegi üle riigi piiri tulema, ta saab niigi meist jagu. Ja ta toob näiteks, et Venemaa, Heremi sõnad, Venemaa tootis 24. aastal umbes 3 miljonit mürsku, droone tehti 100 000 kaupa ja kui tuua nüüd see 3 miljonit mürsku Eesti-Läti piirile, vaat huvitav näide, kuulakem, kui tuua see kogus 3 miljonit mürsku Eesti-Läti piirile 600 kilomeetrise rindelõigu peale, mis on Venemaaga meil see piir, siis laseb ta kuu aja jooksul igale kilomeetrile 80 mürsku päevas. Venelane suudab lasta. See on aga väga suur tulejõud. Kui kilomeetrisel rindelõigul toimub iga päev 80 plahvatust, igaüks 10 kilo, siis rinnet Eesti hoida ei suuda.
Nii et Herem nagu tunnistab üles, et meil ei ole praegu mingit võimet neid vaenulikku armeed tagasi lükata, sest meil lihtsalt ei ole relvi, no rääkimata meestest, ma ei tea, palju neid mehi praegu koos on. Et ma lihtsalt tahtsin need numbrid kuulajateni tuua, et annaksime aru, millega me räägime. Me iga päev räägime, et lähme Venemaa vastu ja Kaja Kallas ütleb, et tuleb Venemaa tükeldada ja isegi meil on ju president öelnud, et Venemaa tuleb suruda põlvili. No aga siin on nüüd sõja asjatundja Martin Herem ütleb ju täpselt ära, et mitu mürsku ja mitu meest on ja mida siis teha. Ja nüüd, kui Heremile tuli ajakirjaniku küsimus, et te läksite, ma tsiteerin küsimust, te läksite mullu erru, kuigi teie ametiaeg oleks pidanud kestma selle aasta lõpuni. Kusti Salm lahkus samuti ametist. Erru läks ka kindralmajor Veiko Palm, kellest oleks pidanud saama järgmine Kaitseväe juhataja. Miks Palmi vastu korraldati laimukampaania? Ja nüüd vastab siis Herem, et seda tuleb küsida neilt, kes seda tegid. Ja ta toob nüüd siin näiteks, et me teame Heremi sõnad muide jälle, me teame, et toonane kaitseminister Kalle Laanet viis presidendile anonüümkirja 2 lehekülge väiteid, mille taga on, nagu ajakirjandusest lugeda, Neeme Väli Isamaast ja Meelis Kiili Reformierakonnast. Need on siis juhtivad sõjaasjatundjad ja meie nii-öelda sõjapoliitikud ja siis nad viisid kaebekirja ja nüüd Herem veel ütleb siia juurde, et raske on uskuda, et praegune kaitseminister Hanno Pevkur sellest midagi ei tea ega seotud ei ole. No ühesõnaga, miks ma selle näite jälle toon, kallis rahvas, no mitte ei ole vaja ette kujutada isegi. Väga tõsises olukorras, nagu iga päev Euroopa Liit kordab, et oleme kohe maailma sõtta sattumas ja kui sel ajal me teeme veel sõjaväelaste, kõrgete sõjaväelaste vahel anonüümkirju, kaebame üksteise peale. No öelge mulle, no mis kaitsjad need mehed on, kes võitlevad võimu pärast, kes täna on minister, homme läheb suuresse relvatööstuse ärisse. No lihtsalt raske on seda mõista kõike, mis siin toimub. Et väga huvitav artikkel ja siis Herem pole rahul ka praeguse kaitseministri Hanno Pevkuri otsustega ja ma tsiteerin jällegi nüüd, mida ütleb Herem praeguse kaitseministri Hanno Pevkuri kohta, Reformierakond. Tsitaat, kaitseminister Hanno Pevkurile meeldib öelda, et juunis saame teada, mida peame tegema. Palun vabandust, aga see on loll jutt. Kaitseväe juhataja on öelnud, mida teha ja need on esimesed asjad, mis tuleks ära teha. Ega ei pea ootama, et juunis keegi NATOst meile seda ütleb. No vaat niimoodi olukord on ja see on tõesti lihtsalt juunis, siin käib ju tundidega asi praegu ja me ootame juunis, mida NATO ütleb, mida osta. Ja nüüd on huvitav asi on see, et kuhugi see kaitsepoliitika meil ka arenenud ei ole või ütleme see kaitsetahet nagu võib-olla rahval on, aga see kaitsepoliitika on nii imelik, et ma leidsin üles Leo Kunnas, tema oli EKRE varem, nüüd ta läks sellesse lõhenenud parteisse. No tema on ka sõjaasjatundja, nagu öeldakse, ma ei tea kui suur, aga paistab, et on, ta on mitu raamatut kirjutanud ja tema juba 2 aastat tagasi, siis kui see sama Herem, kes praegu kritiseerib olukorda, oli ise vägede juhataja. Ja nüüd siis Leo Kunnas ütleb, et tol ajal mitte midagi ei tehtud. Et kahjuks tuleb välja, et samasugune olukord oli ka varem kindral Heremi ajal. Näiteks 2 aastat tagasi, juba Ukraina sõja ajal võttis Riigikogust teravat sõna rahvasaadik Leo Kunnas ja kes kritiseeris, et kaitsealased plaanid olid Eestis täitmata või valesti koostatud, vaatamata sellele, et Ukraina sõja kogemus juba nagu olemas. Et kuulame, mida nüüd Kunnas 2 aastat tagasi ütles Heremi ajal ja Herem ütleb, et ei saanud midagi teha, sest tal ei lubatud. Mine võtta nüüd kinni, üks sõimab teist, aga sõda on ukse all, nagu meil öeldakse. Kuulame, mida Leo Kunnas ütles 2 aastat tagasi kaitseplaanide kohta Riigikogus. Me ju näeme, mis Ukrainas toimub, kuidas need pealetungid seal käivad. Me peaks sellest ju õppima. Nüüd sõja kaitseväe suurus. Siin on samamoodi, et 36 000. Me oleme nüüd lähedal sellele 42 000, mis meil oli arengukavas 2009-18 ja mille jätsime täitmata, kuna ütlesime, et see ei ole meile jõukohane. Nüüd me teeme ikka seda. Ja selles kontekstis olekski aeg neil, kes selle vea tegid, tunnistada ausalt seda viga. Ja tunnistada ka, et kaitseväe juhataja kindral Terrase ja pärast seda ka kindral Heremi nõuanne
mis kõike seda toetas, ei olnud adekvaatne ega ei vasta praegusele julgeoleku olukorrale. Samamoodi ootaks nüüd seda vea tunnistamist nagu siin, et tegime selle vea, sest siis me saame sellega ka parandada. Ja praegu me nüüd selle parandamisega ju tegelemegi. See ei ole selles mõttes mingi uus ja innovaatiline nagu kurss või arengukava, vaid see on lihtsalt eelmise kümnendi vigade parandus. Ja see ka ei ole veel mitte täielik vigade parandus, vaid ainult osaline. Ja me peame sellega paratatult edasi. Tööpõld on väga suur, aga see eeldabki seda, et tunnistatakse vigu, parandatakse neid ja ei tulda välja kriitikaga nende suunas, kes esitavad ise konstruktiivset kriitikat. Kui leke on paadis, siis tuleb selle lekkele osutada. Siis see paat ei uppu ja see ei ole mitte mingi paadi kõigutamine. Nii et kui kuulame neid mehi ja loeme nende meeste mõtteid, siis paneb tõesti imestama, no kuidas moodi ei saa kokkuleppele jõuda isegi kaitsepoliitika alal. Aga Meelis, vahelduseks ma küsin su käest, et kuidas sul naistepäev läks ka? No minul läks ikka naistepäev hästi. Tähistasite ka või kodus või? No, küsid veel. No sinu vastu kindlasti saa, ma arvan, et sul oli see pidulikum ja tunduvalt naistepäevasem selle sõna traditsioonilises mõttes. No minul oli nii, et minu abikaasa Elle tegi jälle, tema on suur gurmaan ja köögikuninganna ka veel lisaks kõigele muule ja tegi siis väga uhked lõunasöögid ja siis me tähistasime šampanjaga ja siis heade praadidega ja nautisime väljas linnud laulsid aias ja ühesõnaga nautisime kevadet. No sa sellele mõttele ei tulnud, et teeks vahelduseks ise gurmeerooga või maitsvat praadi? Ei, eriti ei lasta, sest kirg, Hellel on kirg no. Teha ja üllatada ja siin mina kunagi ei tea, mis lõunaks tehakse, ma alles lauas näen seda. Aha. Kui lauale kantakse. Meil läks niimoodi, miks ma siin seda küsisin, et hetkeks läheme teisele lainele, kõik need teemad on niivõrd tõsised, aga läheme korraks aega, kui me sõjast ei rääkinud, kui me elasime nagu rahulikku elu, no kaupa oli vähem, unistusi oli suuri, aga nalja me oskasime teha ja see nali on tänaseks täitsa unustatud. Nii et meenutame, kuidas meil siis omal ajal naistepäeva tähistati naljaga televisioonis ja raadios ja tuleb nüüd Sulev Nõmmik, meie Kärna Ärni ja tema siis räägib, kuidas temal siis oma naisega seal elu läheb, seal kus ta oli Uduverest ta elas, eks ju. Et vaat võrdleme nüüd, et milliste naljade ja milliste meeloludega me siis elasime ja millistega elame praegu. Kuulame siis Sulev Nõmmikut ja tema väikese, kuidas see etüüd on siis pealkirjaga Naine. Ja ütle, kus kohas naisteraval meeldib kõik rohkem olla? Muemajas. Seepärast me eitsime omal ka Uduveres 2 korruselise muemaja. Ja nüüd me naised istuvad kõik vaba aeg seal, liutavad oma näppu otse soojas vanni veese ja siis keeravad pliiatsiga oma silmad pahempidi ja keeravad siia silmamuna ja kulmu vahele kleebivad õuksed pikad konststripsmed, nii pikad, et läbi nende ei aknast õue ka. Ma vaatame oma naine ka Hermine, no ütle, kus kohas ta mõistus on. Hommiku kell 9 läks kodust ära, õhta kell 9 polnud kodu jõudnud. Ja siis, kui tuli ja ukse pida kõrval seisma, kas sa tead, ma ei tund teist ära. Sa mõtle mu oma naine. 30 aastat elan tataga juba harmoonikalist abielu. Jah, 30 aastat tagasi ma ta Uduvõrravast leidsin. Korjamarjad korjamisaegu. Ja kas sa tead, Pärgast ei tunne oma naist ära, sa mõtle, ma olin nii ärritatud, kas sa tead, ma olin nii ärritatud, ma olin palju rohkem ärritatud, kui mede Uduvere kunstseemendaja, kui kogemata pulli ära seemendas. Jaa, no ei ära naera, ma räägi sulle nii, kui ta välja nägi. Tal olid jalas sükust poolplatvorm, sükust kubemini välja ratsasäärikud. Ja nende otsa oli tõmmatud need kottpüksid. Ega mede naised viimasel ajal selgud selge hästi ei pane ka. Ja Joose komme läks omal ajal uluks kätte, näe sa muigad, sa mäletad küll. Naised tõmbas tema selg kõige juppmaad lühemaks, senikaua tõmbasid lühemaks, kui jäänud üks pael ümber kaela. Ja selgas oli tal siidivoodriga puhvaika. Ja peas oli siuke punase alli kirju siuke pöhukuhi. Ütles, et lõpuks sain Leningradist paruka. Jah, ma ütlesin, kallis naine, kutsa mu naine ikka oled lubama, kontrolli vähekene su intimimseid tundemärke. Et võta säärik saabas jalgast ära. Vaata, tal astus kevadel vasikas varba peale
ja siis suure varba küüs on poti sinine. Ma ütlesin, võta saabas jalgast ära, luba, võttis saap ära, kas sa tead, oli poti sinine küüs. Venna tundsin oma naise ära. Ja sa tead, ma olin nii õnnelik, ma läksin ahju taha, lasin tortsu tottu suurest, mõtle, oma naine tuli kodu poemajas. No siis kõigile meie naiskuulajile ilusat kevadet ja olge ikka toredad ja kaunistage meie elu ja õitsege ja armastage. Kena öelda ja vaat kuidas moodi rahvas selle ajal naeris ja millised naljad olid, mida me praegu kuulsime. Nüüd on teised ajad, maailma asjad muutuvad tundidega, muutuvad vaated, seisukohad ja muutuvad ka liidrid. Ja näiteks on nüüd, ma peaks ütlema, et kitsas on käes meil Kaja Kallasel, kes on nüüd Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja. No tema teeb kõiksuguseid avaldusi ja jõudis nii kaugele, et lääne maailm vajab uut liidrit. No täpselt ei saanud aru, kas ta mõtles, et Donald Trump tuleks välja vahetada või keda ta silmas pidas ja kahjuks see avaldus sai suure vastukaja ja muidugi Eesti naist eriti küll ei kaunistanud. Ja tõmmas suure tähelepanu, negatiivse tähelepanu. Ja mitmed teised ettepanekud, näiteks viimasel, kui oli Pariisi ja need Londoni nõupidamised siin eelmisel nädalal, siis Kaja Kallas tuli ju Euroopa Liidu ettepanekuga 2 miljardit anda kohe Ukrainale praegu toetust. No lisaks sellele 850 miljardile, millest Ursula von Leyen rääkis, aga Kaja ütles, et anname kohe 2 miljardit ja ei oleks uskunud, aga Euroopa Liidu need riigi esindajad, riigi pead ja ministrid seal ei hääletanud seda ettepanekut heaks ja see kukkus läbi. No me oleme sellest väga vähe Eestis rääkinud, tegelikult oli see kõva põrumine, kui Euroopa Liidu mõjuvõimult teine inimene teeb Euroopa nende liidritel ettepaneku, et teeme nii ja teeme naa, paneme nii palju raha Ukrainale ja see ettepanek kukub läbi, no see on tegelikult umbusaldusavaldus. Aga las ta jääb praegu sinna, vaatame, mida meie poliitkommentaatorid selle kohta ütlevad. Igal juhul väga halvad märgid on ja tundub, et Kaja Kallasel on praegu üsna raske selles keerulises maailmas välispoliitilisi otsusi teha, sellepärast, et vist kogemusi ikkagi napib ja maailm on niivõrd kirju ja niivõrd kirev, et ikkagi võrdselt praegu nüüd esindada Euroopa Liitu ja läbi rääkida siis Ukraina teemal ja hiinlastega ja võib-olla siis ka Argentiina juhtidega ja Ameerika Ühendriikidega. No Kaja Kallas läks ju, lendas lennukiga kohale, et siis välisministriga Ameerikas kohtuda Marco Rubioga, aga teda ei võetud vastu. Ta lendas tagasi tühjade kättega. Ka sellest oleme vähe rääkinud, aga tegelikult on Kaja Kallasel praegu igal juhul minu arvates väga-väga rasked ajad ja ei tea, millega see lõpeb. Saab näha. Ja miks ma seda juttu räägin? Sellepärast, et ega meil ei olegi praegu, kui Kaja Kallas tahab saada maailmale, lääne maailmale uut liidrit, siis ega meil ju õigeid liidreid praegu ei ole. Macroni jutt ju nüüd tuumarelvast on ju naeruväärne, kui tal on seal mõnisada tuumapead, ameerikastel on neid 5000, venelastel 6000, no ei ole mõtet üldse rääkida, kas siis Macron tahab rünnata aatompomiga Moskvat, no enne jõuab ju Moskva ette ja pühib minema selle Pariisist osa, võib-olla mõne linna osa. Need on niisugused naljajutud, mis lastele nagu mõeldud, et need ei ole tõsised poliitikad. Ja nüüd praegu uus kantsler Merts, kes tuleb võimule, see räägib nüüd suurest militariseerimisest Euroopas. No kas me hakkame siis valmistuma uueks maailmasõjaks, et hakkame kõik jälle relvastuma ja kõik sotsiaalkulud hakkame siis relvastuse peale panema. Need küsimusi on palju ja sellepärast tuleb meelde, et vaat kus olid meil ikka Euroopas kõvad juhid omal ajal. Charles de Gaulle näiteks, eks ju, Prantsuse president ja teise maailmasõja kuulus kindral näiteks või sakslaste Helmut Kohl või Willy Brandt tuleb mulle meelde veel siin või Adenauer kas või ja inglaste Margaret Thatcher ja no rääkimata Ameerika presidendist, Rooseveltist ja nii edasi, need olid suured liidrid, aga praegu neid liidreid tõepoolest pole ja kõik on nagu sellised alla keskkaaluga
need võistlejad ja kes ei suuda ei ühtegi head ettepanekut teha ja ei suuda ka isegi nüüd Ameerikaga kokku leppida. Aga selge on see, et ilma Ameerikaga koos tööta midagi Euroopas ka välja ei tule. Me ei hakka täna seda teemat arendama, aga tuleb välja, et juba Ameerika on juba pikemat aega nii-öelda Euroopat tahtnud mängust välja lükata. Me seda kohe ka praegu kuuleme, et maailm on muutumas ja võib-olla ka tagasi muutumas, võiks öelda. Ma kasutan praegu mitte oma enda sõnu, et on tagasi muutumas. Kuulame, mida Varro Vooglaiu veebisaates internetis ütles maailmakorra kohta praegu Rein Müllersoon. Minu arvates üks targemaid eestlasi üleüldse, kes meil tänapäeval on, eriti just välispoliitika alal, rahvusvaheliselt tunnustatud rahvusvahelise õiguse asjatundja, kelle Eesti valitsused on viimastel aastatel unustanud, teda on siin mustatud venemeelsusega ja ma ei tea millega, ja samal ajal on ta Ameerika, Inglismaa ja isegi Hiina ülikoolide auprofessor, on suurte raamatute autor maailmakorra muutumise kohta või muutmise kohta, aga meil Eestis tunnustust ei leia. Savisaare valitsus oli ta asevälisminister, siis Lennart Meriga koos töötas. Aga praegu teda keegi ei taha kuulata millegi pärast. Ometi eestlastel on ju seda ressurssi niivõrd vähe. Meil ei ole välispoliitika asjatundjaid. Meil ei ole ju ka tugevat välispoliitikat viimastel aastatel. Aga nii see on läinud. Kuulame siis, mida Rein Müllersoon ütleb siis Varro Vooglaiu veebisaates maailmakorra muutumise kohta. Et nüüd on selline võib-olla aeg, kus maailm on pea peale keeratud jalgadelt või vastupidi võib-olla isegi ka. Ta on minemas jalgadele tagasi ja siiamaani on olnud ajutiselt võib-olla pea peal. See, mis on toimunud viimase, 35 või isegi 40 aasta jooksul, on olnud erand. Niisugusest situatsiooni on väga harva maailmas ette tulnud, et maailma on ainult ühepooluseline ja ei ole jõudude vahekorda. See jõudude vahekord kustus ära, kui Nõukogude Liit lagunes, mis on tegelikult olnud ka positiivne, aga see tähendas ka seda, et üks pool tundus, et tema on nagu nüüd triumfaator ja kõik maailm hakkab minema ainult liberaalse demokraatia ja vaba turumajanduse poole. Maailm ei ole ühepalgeline ja sellepärast maailma ei saa ka juhtida ühest keskusest. Ja praegu on tekkinud selline olukord, et maailm on nagu läinud tagasi selle juurde, mis on tavaliselt olnud. Öeldakse, et Ameerika välispoliitika praegu Trumpi ajal on täielik niisugune erand. Ma ei ole sellega nõus või täitsa nõus. Aga Ameerika välispoliitika, ütleme, juba alates Obamast, kui Obama sai esimest korda presidendiks, on olnud välispoliitiline pööre ida poole. Ja Euroopas nagu lahti ütlemine, et Euroopa ei ole kõige tähtsam Ameerika Ühendriikide jaoks. Ja sellepärast see Bideni presidendi aeg oli natuke nagu erandiks. Biden oli Obama viitsepresident, kes tegeles Ukraina asjadega. Ja sellepärast ka Bideni presidendi aeg oli omapärane, sellepärast oli erandiks. Ja nüüd on tagasi ta pöördunud sellele, mida juba Obama alustas, ja nüüd Trump viib seda muidugi väga mõnikord isegi ütleme jõhkralt edasi seda välispoliitilist joont.
Nii et ühe sõnaga, nagu Müllersongi ütles, tema elab praegu muide Londonis, see oli siis Londonis telefonikõne või Skype'i kõne. Ja nagu ta ütles, Müllerson praegu, et ega neid muutusi on niivõrd palju ja need mõjutavad muidugi ka Eestit ja ma ütleksin omalt poolt nii palju siia juurde, et minu meelest see Trumpi suured seal, on nad reformid või mõttevälgatused või igal juhul ta riigiaparaati tahab vähendada ja riiki efektiivsemaks teha, et eks need lained jõuavad ka Eestisse ja me peaksime ikkagi kuulama tarkade meeste nagu siin Rein Müllersoni või kellegi teise juttu, et mida soovitatakse ja kuidas siis kuidagi diplomaatiliselt ennast kindlustada ja mitte ainult rääkida sõjast, milleks me kuulsime siin Heremi kommentaaris, et ei olegi eriti jõudu Eestil. Vähemalt praegu. Ja siin oli üks huvitav esinemine, mis ainult Postimehes sai mõne lausega tähelepanu meie peavoolumeedias. Võib-olla mõni raadiojaam, erajaam kuskil mängis, ma ei tea, aga suurde meedias seda jõudnud, ta oli ainult internetis, väga palju esitatud. Ja see oli siis USA majandusteadlane ja politoloog Columbia ülikooli professor Jeffrey Sachs. Ja tema on muide Eesti rahareformi üks autoritest ja tema on korduvalt Eestis käinud ja esinenud siin, ma vaatasin 2018 Eesti Pangas inimestele ja ärimeestega korduvalt kohtunud. Nii et ühe sõnaga ta tunneb väga hästi Eestit ja Baltimaid ja üldse suurt kogu maailma poliitikat, aga just eriti Eestit, kuna ta siin käis sel ajal, kui siin oli see Bugra ja kui rahareformi tehti ja majandust siin erastati. Ja ta ütleb nüüd niimoodi, ta esines Europarlamendis, ikkagi väga kõrges kõnetoolis ja ütles seal niimoodi eestlastele, ma tsiteerin, kui tahate püsima jääda, lõpetage ärplemine ja asendage see diplomaatiaga. Ja ta hoiatas, et eestlased tahavad Venemaad tükkideks jagada ja ta ütles, ärge tehke nalja, ärge tehke seda. Fooniks kuulame korraks Jeffrey Sachsi häält siis seal Europarlamendis. So I'm giving them advice. Do not stand there, Estonia, and say, we want to break up Russia. Are you kidding? Don't. This is not how to survive in this world. You survive with mutual respect. Ja ma teeksin sellest esinemisest, kuna ta pole nii-öelda laialt levinud, siin välja arvatud internet, me oleme ka muidugi internetis, aga ikkagi praegu Kaguraadio kuulajad on ka terve hulk, et kuulame korraks. Ma tsiteeriksin mõne lausega, aluseks on võetud internetis avaldatud tõlked, see ei ole minu tõlge. Ja niisiis, mida rääkis nüüd Europarlamendi kõrges kõnetoolis Jeffrey Sachs Eestimaa või üldse Euroopa kohta, algul ja eestlaste kohta. Algab tsitaat. Venemaal ei ole kavas Euroopat vallutada. See on vundament, milleks tuleks välispoliitikas lähtuda. Venemaa võib küll oma mõju laiendada, kuid invasiooni Euroopasse ei tule. Venemaa mureks on olnud USA, kes kehtestas unipolaarse maailmakorralduse ja nüüd paistab see olukord muutumas ja Ameerika kaotab huvi Euroopa vastu, kuid Euroopa peab Venemaaga koos elama vähemalt veel oma 1000 aastat. See on siis Jeffrey Sachsi sõnad ja ma jätkan nüüd tsitaati, uuesti jutumärgid. Sama kehtib Balti riikide kohta. Need riigid tahaksid turvalisust. Mida on selleks vaja teha? Nüüd ta ütleb vastuse, peatage russofoobia, ütles Sachs. Ja see on kõige tähtsam, ärge provotseerige oma naabrit, sellest piisaks teie julgeolekuks. Ma olen töötanud Eesti heaks. 1992. aastal aitasin töötada välja rahasüsteemi ja mulle on selle ajast antud Eesti kõrgeim teenete märk. Ja ma tahan Eestit aidata, ütleb Jeffrey Sachs. Eestlased, ärge rääkige enam sellest, et tahate Venemaa tükkideks teha. Niimoodi selles maailmas ellu ei jääda. Vene keele mahasurumine ei ole hea idee olukorras, kus 4% rahvastiku jaoks on vene keel emakeeleks. Ärge ahistage ka õigeusu kirikut. Kokkuvõttes, eestlased, käituge nagu täiskasvanud inimestele kohane. Rääkis siis Sachs, rohkem ma siin enam ei tsiteeri teda ja ma tahan siia juurde veel tuua veel Alar Karise sõnad 4. märtsi Postimehes, kus ta ütles, et
tsitaat jällegi, Donald Trump ei ole Eesti vastane ega vaenlane. Nii et ma arvan, et meil on tõesti tarvis nagu natuke mõistust rohkem pähe võtta, võib-olla seda, ma ei tea, mingisugust kirgede möllu kuidagi moodi ohjeldada. Ja nagu see Saks ütles, ma veel siin ütlen veel paar lauset juurde, ta ütles, et meil oleks vaja istuda läbirääkimiste laua taha venelastega, kuulata ära, missugused on nende julgeoleku garantiid ja soovid ja siis tehke selle järgi oma välispoliitika. Ja rääkige ise Venemaaga, miks te kogu aeg ootate, et seda peaks tegema Ameerika Ühendriigid. Ja ta tsitaat veel, Jeffrey Sachs ütles, ma tunnen välisminister Sergei Lavrovi juba 30 aastat. Ma olen temaga palju koos olnud ja temaga saab rääkida. Eestlased, säilitage Euroopas oma välispoliitika. No vaat sellised ettepanekud olid siis. Ja kuna meil president ütles ka, et Trump ei ole Eesti vaenlane, et võib-olla me peaksime natukese korrigeerima oma väljaütlemisi ja natuke tagasi hoidlikumad olema. Ja võib-olla me peaksime siin appi kutsuma hoopis naised. Kaja Kallas on ka küll naisterahvas, ta on väga tuline ja väga selline leegitsev ja suurte väljaütlemistega võib-olla tema ka ennast talitseb võib-olla. Ega Ursula pole ka midagi saavutanud, 850 miljardit sõjalistele kulutustele, kallis rahvas, ärge unustage, et need ei ole Euroopa Liidu rahad. Need on liikmesriikide poolt kogutav rahasumma on see. Me peame selle raha ise kokku saama oma riigi eelarvetest ja oma riigi nii-öelda sissetulekutest, panema selle ühisesse Euroopa fondi ja pärast Euroopa Liit annab meile sealt nii palju, kui tema arva peaks. Aga need võlad ulatuvad võib-olla praeguste täiskasvanute lasteni, aga võib-olla ka lastelasteni. See summad on väga suured, 850 miljardit. Ta ei ole küll Euroopa Liidu eelarves, ei tea, mis väga suur summa, aga kui me arvestame, et Trump räägib siin 360 miljardist, mis on läinud Ameerikal Ukraina sõja peale ja 100 miljardit, et on läinud Euroopal Ukraina sõja peale. No Trump liialdab, aga ütleme paarsada miljardit on kindlasti läinud Ukraina sõja peale kokku, aga siin jutt on 850 miljardist, mis on ikkagi kohutav summa. Ja kujutage ette, et Eesti hakkab ka sinna raha nüüd koguma, nagu Keskerakond kogub siis oma liikmete raha euro haaval. Me laename ennast ja kogume ennast vaeseks, mulle tundub. Nii et kallid Eesti naised, võib-olla kuna oli naistepäev ja naiste teema on praegu ikka veel üleval, püüdke mehi ohjeldada, et need ministrid meil, jõuministrid ja välisministrid, et nad tekisid ikkagi pehmemaid avaldusi ja Eesti mehed liiga hoogu ei läheks. Ja see ongi siis niimoodi meie soov ja kuna naistepäev alles oli, siis ütleksime, et naised tulge appi, hoialdage mehi ja tervitame meeste poolt kõiki naisi veel kord naistepäeva puhul ja kevade puhul ja tuleb üks ilus laul Üllar Jörgberg, Milline naine. Nii et naised, niisugused ilusad te olete ja andke nüüd abikäsi Eesti meeste kaitsmiseks ja mõistusele kutsumiseks, et meie poliitika oleks natukese naiselikum, samal ajal ka väga mehelik, oleksime otsustusvõimelised ja oleksime tagasihoidlikumad oma väljaütlemistes. Õigemini ütleks niimoodi, et ajaksime tarka poliitikat. Naised, tulge appi, sest te olete väga ilusad ja targad. Rõõmsas restorani menus keset põletavad elu veetis kord poeet seal õhtutunde. Äkki daami kõrval lauas märkas mees ja vaatas kaua. Südant täitsid hellad tunde. Lihtsalt juhtus tookord nii, et ta ütles valjusti, mida mõtles, mis ta hinges peitus. Taevas, millist naist ma näen,
millist naist ma näen, saaks ta mulle. Taevas, millist naist ma näen, kaovad öö ja päev, saaks ta mulle. Tuleb meelde, mis kõik oli ja kui tantsima ta tuli. Unenäona tundus see vaid mulle, kuidas lõhnasid ta juuksed, silmad kinni jäid ta suule ja ta vaade kutsus lembe tulle. Oli lähedal ta keha ja ei suutnud muud ma teha, sodistasin kõrva talle. Taevas, millist naist ma näen, kaovad öö ja päev, saaks ta mulle. Taevas, millist naist ma näen, millist naist ma näen, saaks ta mulle. Iga õhtu ükskord lõpeb, aga hinge jäi sest lõkke, kuigi sinu teine mees viis ära. Pole määratud sa mulle, aga süda upub tulle. Elu endise on kaotanud sõra. Palju nüüd ma jooma pean, et ma midagi ei teaks. Hullumeelsel soolist aina